Tere tulemast taas kuulama ja vaatama Koma podcasti. Mina olen Kadri Kristel ja meil on täna siin külalisteks Heidi ja Andres. Tere tulemast. Tere. Tere. Ja tegelikult on täna selline põnev osa, kus me räägime oma tunnistustest ja tegelikult tänane osa on natuke selles mõttes teistmoodi, et ka mina jagan oma lugu. Me räägime siis, me tuleme kõik, kes natuke erinevamast, kes mitte taustast, aga me tunnistused on 3 üsna kontrastset lugu, millest te saate siis peatselt natuke lähemalt kuulma ka. Aga hakkame kuskilt pihta, et kas te saate ennast lühidalt tutvustada alguses? No ma alustan siis, jah. Ma olen Heidi, nagu juba sai öeldud. Ma tulen Raplast, seal üles kasvanud koguduses, Rapla vaba kogudusse, kui ma sattusin, kui ma olin 14-15. Praegu ma elan Tallinnas, ma käin Kalju koguduses. Tallinnasse tõi mind ülikool. Ma õpin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias praegu. Muusikakorraldust siis. Ja vabal ajal tegelen cello mängimisega ja kajakiga sõidan. Nii et jah, see on minu elu. Noortetöö ka veel. Ma teen ka nüüd Kaljus noortetööd ka. Alustasime nüüd eelmine aasta lõpp. Proovime seda seal käima lükata, et see on ja olnud suur osa praegu minu elust praegu. Väga tore. Andres, kuidas sina? Mina olen Andres Roosimaa. Mina olen siis 21 aastat vana veel. Mina praegu elan Tartus. Ma olen abielus naisega, kes on väga imeline, kes õpib TÜVKAs ja mängib cellot. Nii et huvitav connection siin. Aga jah, mina samuti siis olen noortejuht Riste koguduses ja praegu muidu õpin füsioteraapiat ise Tartus tervishoiukõrgkoolis. Ja jah, igast muude asjadega tegelen ka. Meeldib nagu mitmeid asju teha, ma ei oska niimoodi spetsiifilist midagi praegu välja tuua. Nii et siis on ka väga põnev. Nii et 2 noortejuhti on siin sattunud platsi. Mina siis olen Heidiga tegelikult ühendatud seepärast, et me käime samas koguduses, käime mõlemad Kaljus täna. Olen ka saanud natuke selle noortetöö juures sündimise ja sünnitusvalude juures olla. nii et see on siuke põnev, tore ühendus meil. Ja Andres, sinu naisega me tegelikult alles hiljuti ka rääkisime podcastis emmaga, nii et nüüd on mõlemad linnukesed kirjas, et olete meil külas käinud. Ja. Aga täna me siis, nagu ma juba ütlesin, tahame tegelikult jagada oma tunnistusi ja miks need 3 meie lugu kõik natukene erinevad on see, et mina ja Andres oleme sellepärast sarnased, et me oleme mõlemad kristlikust perest pärit, aga sina oled siis saame kuulda lähemalt, aga oled vahepeal ka Jumala juurest eemal olnud. Mina olen siukses puhta vati sees üles kasvanud, ma nimetaks seda niimoodi ja Heidi, sina et mitte kristlikust perest pärit, eks ole? Ja. Nii et natukene nagu heas mõttes võrdleme neid lugusid ja räägime, miks meie lood on kõik erilised ja kuidas Jumal meid siis selles kasvatanud on. Aga lähme algusesse ja räägime natuke oma perekondadest. Et te võite otsa lahti teha. Millised on need perekonnad, kuhu teie sündinud olete? Noh, alustad? No ma võin, kui sina juba alustasid tutvustusega. Mina olen siis kristlikust perest, jah. Mina olen tegelikult sellisest huvitavast perest, kus minu isa on tegelenud põhimõtteliselt noorest saati koguduse tööga või sellise nagu kuningliigi tööga. Praegu ta on pastor. Aga siis, kui mina sündisin või nii-öelda minu eesmane lapsepõlv, olin ma osa siis missioni pärast, ehk siis minu vanemad olid Hiinas missionärid. Mina kasvasin seal ka nagu ülesse, niimoodi 6 aastat. Ja siis, kui tulime Eestisse, siis jätkus siin selline pastori perena. Ehk siis minu nagu taust on jah väga tugevalt, mitte lihtsalt kristlik pere, aga just nagu kristlik töötegija pere. Ja ma arvan, et see on ka osaliselt siis ka nagu mõjutanud mind, minu lugu, minu sellist tausta. Ma ei saa siin nagu kuidagi seda puudutamata jätta, et sa osa oma elust Hiinas oled elanud, et seda nagu igaüks ei saa öelda. Muuseas, fun fact minu kohta ka, ma olen Austraalias sündinud, nii et veel midagi põnevat. See on tõesti põnev. Värvi juurde. Aga Andres, sina, kas sa räägid hiina keelt ka või? No, 我说韩语一点一点.
natukese. Mul Hiinas oli paremini keelsuus, aga nüüd Eestisse tulles ikkagi suhteliselt kiiresti kukkus ära. Kas vist praktikat väga ei ole Eestis või? Kuidas on sellega? No mõnikord olen näinud tänaval turiste, aga tegelikult jah, see ongi see põhiasi, et lapsena on vaja seda nii-öelda soojas hoida. Et siis mul oli tegelikult päris hea tase, aga siis kui Eestisse tulime, siis lihtsalt seda keskkonda pole ja tõesti kukkus täitsa ära. Väga põnev. Heidi, milline on sinu perekonnataust? Mina olen siis mittekristlikust perest üles kasvanud. Ma ütleks, et suhteliselt rahulik lapsepõlv tegelikult. Mul on veel 2 nooremat õde. Ma ise olen 22. Teine õde on mul siis 19, üks on 12. Aga ma olen alati nagu vaimsuses üles kasvanud, et meie peres on alati olnud see teadmine, et sellel materiaalsele ja lihalikule lisaks on ka see vaimne pool siin maailmas. Et ma käisin kunagi, võib-olla saame hiljem sellest veel rääkida, nõidade laagris näiteks, kui ma 10-aastane oli, mu vanavanemad viisid mind ja mu õde, võtsid mind kaasa sinna, kui nad sinna läksid. Et oligi, kui midagi läks hästi, siis ikkagi tänasid, et kaitseingel hoidis sind hästi ja see oligi horoskoobid ja kõik tähemärgid ja kõik muud asjad, et see on see keskkond, kus ma üles kasvasin. Jah, see võib-olla on ikkagi süvenenum variant, aga samas vaimsused nagu tänapäeva noorte eludes ei ole ka midagi võõrast ja me teame küll, kui palju ka Eesti rahva hulgas on seda uskumusi kristallidesse kõigesse, et see on kindlasti paljudele nagu tuttav taust ka. Mina olen siis ka kristlikus peres kasvanud ja mitmed põlvkonnad tegelikult on kristlased olnud minu peres, et mu vanemad ja vanavanemad ka kindlasti ja siis sealt, kui ma eksi, siis veel edasi. Ühesõnaga nii, et nii-öelda vanavanemate ja mitmete põlvkondade eestpalved on kuidagi kandnud ja täna mul oli siin vahva võimalus vahetult enne teid tegelikult rääkisin ka oma lugu ühe teise inimesega, kes mind millegi muu tarvis intervjueeris, aga siis ka kuidagi sain natuke seda lugu jagada ja mõtlesin ka oma kuidagi lapsepõlvele tõesti, nagu ma ütlesin, et ma olen osa sükses vati sees kasvanud, et kuidagi maailmast puutumata jäänud ja ma usun, et suur osa oli ka nendes eestpalvetes, mis minu eest on öeldud aastaid, et see on üks suur õnnistus. Nii et jah, ka minu lapsepõlv on suuresti olnud siuke rahulik ja hoitud, ma olen ka ainus laps oma peres, nii et ka ära heilitatud mingitel viisidel võib-olla. Nii et olen selliselt üles kasvanud. Aga lähme natuke edasi, et kui nüüd mõelda sellest, et millal te oma otsuse tegite Jumala jaoks, siis kuidas see välja nägi ja millal see juhtus teie jaoks? See võib-olla kõlab natuke imelikult, aga ma täpselt isegi ei mäleta, millal ma selle otsuse tegin, et ma sattusin kogudusse Noorteka kaudu. Ühed perekonnasõbrad juba lasteaias saati kutsusid mind ja mu õde sinna. Ja seal ma siis käima hakkasin. Too aeg see siis toimuski, nagu meil praegu Noortekad toimuvad 2 korda kuus. Alguses see oligi nagu osa sellest, mida ma ka nagu veel nagu uskusin, kõik need uue vaimsuse asjad. Et uus vaimsus ise ka on selline, et ta võtab erinevaid nagu asju ja segab lihtsalt kokku see, mis nagu sulle sobib põhimõtteliselt. Ja see oli lihtsalt, Kristus oli lihtsalt üks asi sinna juurde lihtsalt lisada. Aga mida aega siis nagu edasi läks ja ma hakkasin ka ise, kui ma ise piiblit lugema hakkasin, siis Jumala sõna tõesti nagu kõnetas ja tulid need asjad vaikselt nagu välja, et see asi ikka sinna ei sobi, et ma pean ikkagi siin ikka 2 eri asja, nüüd on vaja see nagu otsus teha. Aga seda Jumala hoidmist on sellest tõesti näha, et ta nagu oli hästi nagu hell ja hooliv selles suhtes, nagu ta kohtus minuga seal, kus ma olin ja käis minuga seda teed pidi, et ta mitte kõik korraga ja nagu järsku, vaid nagu vaikselt tasakes ja näed, sul on nüüd see asi ka, millega sa pead tegelema ja näed, sul on see asi ka, millega sa nüüd tegelema pead. Et see oli siuke nagu protsess, ma ütleksin. Võib-olla see on
imelik küsimus, aga kui kaua sa siis nüüd puhas oled selles mõttes olnud või? Ja ma ristitud sain, kui ma olin 16. Et selles suhtes, et mul on üks mälestus on küll, et ühe jutlustaja, ma kuulasin õhtul hilja ühe jutlustaja mingit jutluse seeriat, kus ta rääkis, kuidas on kahte gruppi inimesi, sul on inimesed, kes on võtnud Jeesuse oma elu vastu ja tunnistanud oma seda pattu Jumala ees, seda, et kuidas nad on eksinud tema vastu ja kuidas Jeesus on maksnud nende ees selle, mida nemad Jumalale tegelikult on võlgu. Ja sul on see teine grupp inimesi, kes on Jumala nagu hüljanud ja ei taha seda armu vastu võtta, aga point oligi see, et mis ta tõi välja, et aga nagu võlg peab saama tasutud. Ja kas sa võtad vastu selle armu, mis Jumal on Jeesuses esitanud või sa ei võta seda vastu. Ja see oli kuidagi läks hästi hinge, et sa oled mind, sa tulid siia, kes ma olen siin nagu terve elu sinu vastu läinud, mu pere on sinu vastu läinud ja sa lihtsalt tuled ja sa nagu võtad ja hoiad mind, et see oli see hetk, kus ma arvan, et see kindlasti see suhe läks sügavamaks ja ma sain samal aastal suvel ristitud ka. Läheme edasi, Andres, räägi oma lugu, kuidas Jumal sind kutsus? Jaa, kasvades üles kristlikus perekonnas, ma arvan, see selline kontseptsioon Jumalast ja sellisest vaimsusest on kaasa sündinud. Et minul oli alati see nagu teadmine, et Jumal on olemas ja selles mõttes, et Jumal on hea. Aga ma arvan, et minu selline esmane algne päästepalve ja selline esmased valikud toimusid juba tegelikult lapseeas ka mingites noortelaagrites asjades. Ja mingi üks selline esmane kogemus sellisest Jumala reaalsusest oli, kui ma sain päriselt kogeda püha vaimu umbes 12-aastaselt. Aga mul oli tõesti nagu see äralangemise periood ja mina nagu ütleks, et mina nagu päriselt olen, mina Andres Roosimaa, kristlane, tegelikult ärkasin ellu alles 2 aastat tagasi. Siis 3 aastat tagasi nüüd varsti, 2023 aasta suvel pärast gümnaasiumi lõppu. Et kristlikest peredest ma ütleks saab kategoriseerida 2, et on see 2 kadunud poja lugu. Ja kes teab, siis see kadunud poegade lugu ei ole ainult üks poeg ei läinud kaduma, vaid ka teine läks kaduma. Et sul on kristlikes peredes tavaliselt, ma näen, joonistub välja see, et kas sul on need, kes kasvavad selle vati sees ülesse või nii-öelda ei käi maailmas ära, aga neil on nagu oma väljakutsed Jumalaga. Versus on siis need, kes nii-öelda hakkavad vastu võitlema, teevad oma sellise mis iganes pangede kolistamised ära või siis jäävadki pangest kolistama. Et mul oli just see nagu teine variant, et mina läksin nagu eemale enda usust, läksin eemale enda perest ja see hakkaski, kui ma läksin gümnaasiumisse ja gümnaasiumi lõpuks ma siis olin jõudnud sellisesse kohta, kus ma olin tegelikult juba väga katkiseks läinud ja Jumal nagu väga kuidagi üleloomulikult juhtis mind sellisesse suvelaagrisse, kus väga üleloomulikult ta kõnetas mind, väga kuidagi otseselt rääkis minu ka igast neid asju selle laagri jooksul ja selle nagu laagri lõpuks ma kuidagi tundsin, kogesin, sain sellesse kohta, kus ma sain aru, et okei, praegu on see minu otsuse koht, et kas ma nagu päriselt mõistan, et Jumal on mind armastanud, Jumal on minu eest surnud ja tema tahab mulle parimat. Et kas ma nagu alistun sellele või lähen oma nagu sooviga edasi ja sellel hetkel ma nagu päriselt alistusin Jumalale, andsin elu Jumalale ja tõesti elu on selles mõttes väga, väga, väga teine. Et ma tihti nagu ütlen, et Piibel ütleb ka, et Jumal loob on ju uueks. Et mina nagu päriselt tundsin ka sellest hetkest, et ma olin nagu täiesti teine inimene. Et ja nüüd olen siis 3 aastat olnud. Kas siis sa ütled, et sa tundsid kohe, et sa olid nagu uus inimene? Kas mis sa ütled, mis hetkega muutus siis sinu jaoks? Kas oli midagi, mis sa kohe nägid järgmisel päeval, et kuule, seda nagu osa enam minus ei ole või kas midagi nagu kukkus kohe ära? Igal juhul. Ma arvan, et see on raske küsimus, sest neid asju on tõesti väga-väga palju ja ma arvan,
et üks selline selgematest asjadest, noh, osa minu nagu sellest loost on see, et minul läks suhe ka nagu perega väga katkiseks ja ma eemaldusin nendest ja ma lõin sellise valede võrgustiku enda ümber. Ehk siis ma tekitasin, noh, elasin niisugust duubelelu ja see valede võrgustik tegelikult eraldas ja lõhkus minu suhet minu perega. Mul on siis 2 õde ka, unustasin mainida, et nendega samamoodi. Ja tõesti enne mu suhted vanematega olid halvad ja ma tegelikult vanemat õdega nagu, ma olen temaga rääkinud sellest, ma olen talt nagu andeks palunud, et ma ikka päriselt vihkasin teda. Ma päriselt jälestasin teda. Ja ma arvan, et see on nagu see suurim muutus, et kui ma andsin elu Jumalale, siis ma järgmisel päeval tundsin, et wow, et ma armastan oma pere. Wow. Et Jumal on kinkinud mulle pere, kes mind armastab ja ta on kinkinud mulle õed, kes mind armastavad ja nagu kuidagi siuke, ma arvan tõesti armastus enda õdede vastu oli kõige suurem kontrast minu jaoks. Et mul seda nagu tõesti gümnaasiumi jooksul nagu üldse ei olnud, aga siis see nagu tekkis. Heidi, mis sina näed, et üks siuke radikaalne muutus oli sinu jaoks? Su elu üleüldse võib-olla pöördus väga palju, aga mis on ka nagu üks asi, mis sa näed, et on täiesti erinev? Rahu. Ma ütleks, et rahu, sest et see kuigi nagu ma enne ütlesin, et mul oli suhteliselt rahulik lapsepõlv, et midagi väga suurt ei juhtunud. Ma küll olin haige vahepeal kopsupõletikus 8-aastaselt niimoodi, et mul selle järgselt tekkis tüsistus südamesse. Ja mis tähendas seda, et iga järgnev külmetus oli nagu rivist maas ja siis kooliga tekkisid probleemid. See sotsiaalne pool ka, kus sa kogu aeg puudud, oli see, et sa nagu otsid ja kui sul sealt vaimsusest tulevad need proovid nagu leida seda, et okei, miks siis minu kaitseingel siis ei kaitsnud mind või ka need eelmised elud, et on see uskumus, et käib ringi, et see, kuidas sa eelmises elus käitusid, et nüüd see ongi see, kuidas sa siin elus nüüd oled ja et sa siis pead saavutama selle kunagi selle täiuse, et sa ise saaksid mingiks ingliks, et okei, mida ma siis nagu valesti teinud oled ja see nagu nii palju segadust ja nagu on seal hinge sees ja kui ma tõesti nagu tulin Kristuse juurde ja kui ma tõesti sain ristitud, siis see rahu, mis on mind läbi erinevate olukordade saatnud nüüd, on lihtsalt täiesti seletamatu. Ka paar aastat tagasi nüüd mu vanemad lahutasid ja see oli ka üks päris keeruline olukord minu elus. Aga ikka sa näed, kuidas sellest hoolimata sa ei lange kuskile sügavasse auku, vaid see kannab sind nagu edasi. Et ma ütleks, et see on tõesti see, mida kuskilt sa ei saa seda. Ja ma näen seda, et mu enda pere otsib ka seda praegu just nagu isa poolt, et nad käivad kuskil mingite New Age guurude juures, kellele sa nagu maksavad nagu tohutult raha, siis nad käivad seal laagris, on seal ära, siis on hästi ja siis järgmine aasta peab uuesti minema. Aga üks kirjakoht, mis mul endal ka on nagu hästi südamelähedane, on see Jesaja 55 peatükk, et tulge kõik, kes te olete janused, ilma rahata, tulge võtke, jooge, sööge, et miks te kulutate oma raha selle leiva peale, mis teid ei täida. Et ainuke asi, mis tõesti täidab, on Jumal, sest et kui see suhe saab parandatud, mis me tegime katki, siis see on see, mis loob uue elu. Ma tegelikult selles mõttes väga nõustun, et üks asi, mis ma tundsin järgmine päev oli see, et armastus, aga nüüd tagasi vaadates ma arvan ka, et võib-olla mul ei olnud seda, sul on see kontrast eriti suur, ma arvan, aga ma arvan see nagu rahulolu. Mina nagu tundsin samamoodi, jällegi elades selles valede võrgustikus, kui see nagu lõppes ära ja mul sai nagu klatitud Jumalaga, siis see kuidagi elu pärast seda, mul nagu tekkis siuke võrdpilt, et kui mingi arvutimängus sul on nii-öelda see main mission on ju, mingi põhimissioon saab nagu täidetud, et siis sul on nagu korras, sul on nagu mäng on põhimõtteliselt nagu läbi ja nüüd sul on nagu need nii-öelda side quest'id on ju, et ma tunnen, et mu elu on ka olnud pärast seda, et mul on nagu see main mission tehtud, ma olen nagu jõudnud sellisesse nagu rahulolu paika ja nüüd on lihtsalt nagu elu edasi minek siukeste side quest'idega, et tegelikult selline baas nagu vajadus on täidetud. Ja põhi on olemas. Ja. Väga, väga põnev. Mina siis olen seal kadunud pojaloos võib-olla see nii-öelda vanem vend või ma loodan, et vist selliseid situatsioone päris nagu ei ole olnud, kus ma niimoodi
ikka on olnud mingeid momente, kus ma näiteks vaatangi kellegi teise tunnistust näiteks, et et sul on ikka nii palju nagu erilisem lugu kuidagi rääkida, et vaata Heidi, kus sa siis tulnud oled läbi ja Andres samamoodi on ju. Et ma tean, et mingi hetk ma mäletan, kui ma olin gümnaasiumis, siis minu ühesõnaga siis alustan sellest, et minu siis nii-öelda otsus, ma arvan ka esimest korda ma kuskil lapsena ilmselt ütlesin oma päästepalve ja kuskil teismeas siis, kus ma hakkasin juba noortegrupist osa võtma rohkem ja kuidagi seal kogesin siis ka nagu pühavaimu puudutust läbi eestpalve ja nii. Ja ühesõnaga ma ei olnud nagu kunagi seal, ma ei tea, põhikooli lõpus, gümnaasiumis ma ei olnud kunagi nagu joonud. Ja ma mäletan, et et see oli minu jaoks nii tavaline nagu elu või see, et ma ei ropendanud ja ei rääkinud halvasti. Et kuidagi see oli nii tavapärane minu jaoks, aga siis ma sattusin ühes nagu enne vene keele tundi, sattusin oma gümnaasiumi klassivennaga siis vestlema. Ja siis ta oli nagu ikka täiesti šokis, sest et sa nagu päriselt ei ole kunagi joonud. Nagu kunagi. Ja ta oli siuke pidutseja vend ka ja ta oli ikka nagu täitsa hämmastunud ja siis ma sain aru, et võib-olla siis ei ole nii tavaline. et kuidagi võib-olla see siis ikkagi on eriline, et ma olen ka nagu olnud kuidagi hoitud ja puutumata tõesti nende asjade eest ja siuke nagu süüdimatu mingites momentides. Aga samas ma näen ka seda, et sa ütlesid, Andres, väga hästi minu arust, et ka selles kadunud poja loos me näeme, et selles vanemal vennal oli ka nagu oma kuidagi väljakutseid Jumalaga ja oma õppekohti. Et kohati see on võib-olla olnud minu jaoks raske, et ma ei saa nagu öelda päeva, millal ma sain päästetud ja ma ei saa öelda nagu seda, et teate, et peale seda päeva ma sain kätte selle või see nagu muutus. Et kõik on olnud kuidagi nagu protsess pikema aja jooksul. Mäletan jah, eriti kui ma sain ristitud, siis sinna avalduslehele kirjutama, et päev, millal ma sain päästetud. Ei tea, mis ma siia panen kirja. Aga nagu tagantjärgi vaadates tõesti, kui ma mõtlen ka ühele asjale, mida nagu Jumal on minu elus muutnud, siis kuidagi ikkagi, kuigi ma olen olnud hoitud palju eest, siis ikkagi nii-öelda maailmast on saanud ka oma nii-öelda nooli tulla või oma nagu valesid või mis iganes asju, mis on kuidagi lõikanud sisse ja üks asi, mis ma mäletan, kuigi ma koolis mind kunagi nagu ei kiusatud minu usu pärast ega midagi, siis üks asi, mis nagu ikka käis teemast läbi, oli seoses välimusega, mis tüdrukute jaoks ikka on üks oluline aspekt. Ja ma mäletan, et mingitel hetkedel mul kuidagi, ma uskusin seda, et ma ei olegi ilus. Et ma ei ole ilus oma välimuse poolest ja see nagu andis oma nagu väärtust ikkagi ka selles, et järelikult kui ma ei ole ilus, et siis ma ei ole ka väärtuslik. Ja mingi hetk Jumal hakkas seda minu jaoks muutma ja alles, kuigi ta on palju tööd teinud minu sees, siis alles hiljuti oli mul üks lugu, kus taas kuidagi see vale tõusis nagu pinnale ja see küsimus, et kas mu ilu on nagu seotud mu väärtusega. Ja siis Jumal nii konkreetselt nagu ütles mulle, et sa oled ilus, mu kallis, sa oled ilus, mu kallis. Lihtsalt korrutas seda mulle niimoodi järjest. Ja see kuidagi lihtsalt, ma näen, et ta lihtsalt tahtiski seda oma tõde nagu mu sisse tampida, et see on see, mis mina ütlen. Ja ma mäletan, et ma nagu istusin selle mõttega veel hiljem ja mõtlesin, et kus siis see nagu ometi me naistena ikka nagu kuidagi ilust räägime ja tahame nagu näha head välja. Aga et mis siis on see, mis meid ilusaks teeb? Ja siis Jumal vastas mu jaoks selle küsimusele, et see ilu tuleb sellest, et sa tehtud minu näo järgi. Sellepärast see juba olegi ilus. Ükskõik milline see väline kest sulle täna antud on. Aga et sellepärast, et sa oled ilus. Ja kui ma just mõtlesin see väärtuse küsimuse peale, kus siis minu väärtus tuleb, et mis mind väärtuslikuks teeb, siis ta vastas, et see, et Jeesus suri sinu eest. Sellest tuleb sinu väärtus. Miks sa oled väärtuslik? Et kuidagi kõik nagu taandub sellele, mis Jumal ütleb minu kohta. Et ma arvan, et hoolimata sellest, et paljudest asjadest hoitud, siis ikkagi Jumal nagu peab tervendama mingeid kohti ja mingeid asju, mis ikkagi siin maailmas ei ole lõpuni nagu hoitud asjade eest, et see on üks asi, mis ma olen oma elus näinud, mis nagu Jumal on õpetanud.
aga ma tahaks just teie nende eripärade või teie lugude eripärade juures veel natuke peatuda, et Andres, ma tulen sinu loo juurde ka korraks ja tahan nagu peatuda pikemalt selle nii-öelda tagasilangemise juures, mis sul oli. Mis sinna viis? Jah, kui tõttu öelda, ma olen seda tunnistust paar korda nagu rääkinud ja iga kord ma kuidagi avastan nagu uut aspekti ja ma arvan, et ei ole mingit ühte jälle konkreetset hetke või ühte konkreetset faktorit, mis põhjustas selle. Ma arvan, et see on kombinatsioon. Et see on kombinatsioon sellest, et ma läksin sinna ikka, kus ma tahtsin enda perest ja enda perevaadetest nagu nii-öelda väljuda, üritasin nagu iseseisvuda, on ju, mis on täiesti loomulik selles vanuses. Ma arvan, osaliselt ikkagi ka selline mingisugused nagu patud läksid nagu tugevamaks, et mul tegelikult 13 aastaselt umbes hakkas pornograafia selline sõltuvus juba tekkima, ehk siis see nagu oli mõnda aega juba vindunud ja läks tugevamaks, muud asjad läksid tugevamaks, et ta on nagu kombo, aga ma arvan, see nii-öelda, tõesti mul gümnaasium oli selline, ma arvan, murdepunkt, et kui ma gümnaasiumisse läksin, siis uus keskkond, uued sõbrad, uued harjumused, et mul tegelikult oli, ma õppisin VHK-s, mis on niisugune katoliku nagu taustaga kool ja meie klassis olid tegelikult väga nagu tublid tüübid, et meil ei olnud väga palju sellist joomist ja pidutsemist enne sellist 10. klassi põhikoolis siis. Aga ongi gümnaasiumiga see muutus, et korraga tekisid retsi peod ja retsi sellised grupid, pered, uued inimesed, uued suhted, kõik siuksed asjad. Ja see tõmbaski alt nagu ära selle vaiba, ma arvan, et üks tugev faktor oli ka see, et mul vanemad lahkusid minu kogudusest. Selles mõttes, et see kogudus, kus me olime kogu perega käinud, mu isa läks teise kogudusse edasi, oli aeg edasi liikuda, lihtsalt sai selline aeg kätte. Ja siis mul ei olnud enam nagu seda vastutavat isikut, et ma nüüd pidin siis üksinda hakkama käima seal koguduses ja selle noore kutina nagu ma olin, siis väga raske on ennast motiveerida üldse minema, aga eriti kui teiste asjade foonil ka, et ma ütlen, see on nagu kombo, aga mis mul siis oligi, tekkis selline klassikaline noore kuti nagu peoelu, et hakkasingi pidutsema, hakkasin tarvitama alkoholi jooma, nikotiin oli tugev aspekt, vahepeal mul oli ka siuke pothead era ka, kus ma natuke tegin kanepit ja selles mõttes see kestis tegelikult mu nagu terve gümnaasiumi perioodi. Minu jaoks kõige sellisem suurem kiusatus oli tegelikult ka tüdrukud, et mul oli selle gümnaasiumi vältel oli 2 sellist nagu pigem pikaajalisemat suhet, millest teine oli tõesti kestis 2 aastat ja selles mõttes see oli minu jaoks nagu see nõrk koht ka. Aga selle kõige nagu keskel, ma arvan, see tõesti defineerivam osa minu loost oli see, et see oli kõik peidus. Et kogu mu see elu, kaasa arvatud see 2 suhet, minu 2-aastane suhe, ma kordagi ei maininud, ei tunnistanud, ei rääkinud enda vanematele ühtegi sõna sellest, et mul isegi on, et nagu täiesti hoidsin peidus seda. Ja mida ma väga palju noorte seast tänapäeval enam ei näe, isegi kui ma näen, et mõned on nagu ära langenud, siis vanemad ikka teavad kuidagi. Aga et ma kuidagi oskasin sellist vale loori selle ümber hoida ja mu vanemad isegi ma oskasin seda nii hästi teha ja ma olin tegelikult täiega manipulaator lihtsalt. Ma oskasin nagu ära petta erinevate mingisuguste taktikatega niimoodi, et mu vanemad üks hetk tulid minu juurde ja olid nagu täiesti mures ja küsisid, et ma ei tea, kus sa õhtuti käid ja meil on nagu mure, et kui sul raha on, et nad arvasid, et ma diilin narkot, mida ma ei teinud selles mõttes. Nad arvasid, et ma diilin narkot, et sellepärast ma käin õhtuti väljas. Tegelikult ma käisin tüdruku juures õhtul ja siis selleks, et nad nii-öelda saada kuidagi nagu ära rahuldada, siis ma ütlesin neile, et mul on probleem nagu nikotiiniga, millega ma tahtsingi tegeleda. Et siis ma nagu manipuleerisin nad ära teise valega, et hoida nagu suuremat vale peidus, et see oli siuke, ma ütlen, valede võrgustik. Ja see tõesti siuke asi kestis terve gümnaasiumi vältel, aga gümnaasiumi lõpupoole kõik need erinevad asjad hakkasid nagu murenema, hakkasid lõhenema, mul läksid mingid seesama suhe tüdrukuga läks katki, mul tekkis ikkagi selline, võib öelda alkoholism niimoodi 12. klassi lõpus, kus ma õhtuti üksinda kodus jõin ennast täis iga õhtu, et
et kuidagi see nagu kõik murenes ära niimoodi, et tekkis selline nagu suur must auk, selline õnnetuse, enesehaletsuse, kurbuse, ärevuse must auk, mis lihtsalt tõi sellesse ka, aitas kaasa, et tuua sellesse hetke, et Jumal kasutas seda musta auku, et tuua sellesse hetke, et nüüd on aeg otsustada. Et see on ja ma näen, et seda tegelikult sarnaseid selliseid äralangemisi on tänapäeva noortel väga mitmetel. Ma arvan, see on tavaline, et kristlikust peredest eriti, ongi mõlemat nagu lugu on, et on need nii-öelda vanema poja lood ja ära mineva poja lood. Et selles mõttes mingid aspektid on sarnased, mingid on erinevad. Mina näen, et minu see nagu valede võrgustik oli see minu defineeriv nagu vale või patt, defineeriv patt. Kuidas su vanemad selle reageerisid, kui nad nagu, kui see kõik kokku varises ja kui nad teada said tegelikult, mis kõik su elus toimus? Jah, no seda lugu tegelikult ma rääkisin neile isegi päris hilja, et kogu selle aja vältel, ma ütlen, minu suhted vanematega ei olnud head. Ja mu vanemad on siis pärast nagu mulle ka seda väljendanud ja rääkinud neid, kuidas nende jaoks oli meeletu Jumala usaldamise väljakutse ja õppetund. Sellepärast, et nad said aru, et midagi on valesti. Nad tundsid, et nagu halvasti on, aga nad tundsid meeletut muret, aga nad ei hakanud nagu sekkuma sellesse. Ma arvan, see oli tegelikult ka Jumala tarkus, et nad ei sekkunud, sest selleks võib-olla mind veel nagu eemale lükanud. Aga terve selle nagu perioodi vältel nemad muretsesid, kandsin mind palves, emal oli täiesti omaette raske lugu sellega. Ja siis lõpuks, kui ma andsin elu Jumalale, see on ka naljakas lugu, see laager, kus ma olin, mu vanemad ei teadnud täpselt, mis laager see on, nad ei teadnud, millal see algab, millal see lõpeb. Ma lihtsalt läksin ja siis nad tulid juhuslikult, kuna see laagri koht oli meie maakodu kõrval, nad tulid juhuslikult meile nagu külla sinna laagrisse, tahtsid mulle jäätist tuua. Nad tulid juhuslikult täpselt tunnistuste nagu selle ploki, 15 minutit enne tunnistuste ploki. Ja siis nad kuulsid lavalt, kuidas ma rääkisin seda, et ma andsin elu Jumalale ja mu ema nagu, ilmselgelt seal oli väga emotsionaalne hetk, ema hakkas nutma, mina hakkasin nutma ja seal oli üks minu teine sõbranna isegi ütles, et kui ta nägi mu ema siin tulevas, siis ta nagu kuidagi vaimus tundis ära, et vau, et see naine on nagu öid näinud vaeva palves, et seda hetke nagu ära oodata. Ja tõesti vanemad on nagu rääkinud, siiamaani kogu aeg nagu tuletavad mul meelde ja kuidagi ütlevad, et nad on nagu nii uhked ja neil on nii hea meel sellest, kus ma nüüd olen, võrreldes sellega, kus ma olin. Et see on väga-väga suur, ma ei kujuta ette, mis tegelikult teekond neil oli selle minu äraoleku nagu ajal. See oleks nii põnev kuulda. Heidi, kuidas, kui mõelda nagu tänapäeval noorte peale, siis on nii palju seda, et tegeletakse selle uue vaimsusega ja väga mõistan seda, kui sa ütled, et see on nagu kõik üks suur kompott ja kristlus läheb kuidagi sinna sobitub nagu, kui nad siis rohkem teada saavad, siis varsti ei sobitu, aga mida sina nagu täna sellisele otsivale noorele ütleksid oma loo põhjal? Ma ütleks seda, et nii-öelda raha eest sa ei saa midagi, sest see on otsiv noor, ta proovib leida seda tähendust tänapäeva maailmas ja uus vaimsus tundubki kõik selline, et ta tundub nii äge, et ma loen neid tarokaarte, ma näen, et mis mu tulevik minule toob, sa tahad omada seda kontrolli selles väga turbulentses maailmas, mis meie ümber on. Aga sina ei saa hoomata seda kontrolli, sest et sa tegelikult, me hoomame väga vähest kontrolli oma elus või selle, mis meid siin mõjutab meie ümber. Ja ainuke, kes seda kontrolli omab, on see, kes selle kõik lõi. Ja nagu ma ennem ütlesin, see Jesaja 55. peatükk, et tule, joo, võta tasuta. See arm, mis sulle tasuta anti, sest et tõeline rahu ja tõeline rõõm, sa ei peaks sellest maksma meeletuskogustes mingeid summasid. Kas see oleks hooliv? See ei oleks ju hooliv nende suhtes. Et ma arvan, et see ongi see, mis ma tahaks neile öelda, et see tõeline rahu ei tule
sellest, et sa prooviksid ise kuidagi kontrolli hoomatavat, et sa annad ennast Jumala hoolde, sest et tema hoomab seda kogu kontrolli ja sa tunned, siis tuleb see tõeline rahu, mida ta on lubanud. Kas see tundus sulle algul kuidagi nagu, et ei, see ei saa nagu nii hea olla või kui sa nagu olid ka ilmselt, ma eeldan oma raha nagu sinna hakkama pannud ja kuidagi ja nii palju nagu pingutanud ja kui sa lõpuks siis nagu mõistsid seda evangeeliumi, et see on tasuta ja see on lihtsalt vaja vastu võtta, kas see nagu tundus kuidagi, et kus see konks siin on? Pigem oli see, et nagu siis sa juba saad aru oma sellest loomust nagu appi, ma olen nii palju valesti teinud, et kas ma üldse nagu vääriksin seda, et see pigem oli niipidi ja see ongi üks julgustus, mis ma ka ütleksin, et see ongi see ilu, mis selle juures on, et sa ükskõik mis taustast sa tuled, ükskõik kui pekki sa oled, et sa oled oma elu keeranud, ta alati ootab sind ja see oli see, mida mis oli nagu lihtsalt võttis nagu pahviks, et see hetk, kui see tõesti nagu kohale jõudis. Kas sul oli ka Andres seda šokki? Ikka, ma arvan, et see hetk, kus ma nagu päriselt läksin Jumala ette, see minu nagu viimane moment, kus ma päriselt alistasin oma elu Jumalale. Ma arvan, see võtmesõna ongi alistumine minu puhul ka, et ma pidin nagu oma elu täielikult maha jätma, andma selle üle Jeesusele. Ja kui ma seda tegin, siis see armastus, mis sisse voogas ja ma mäletan, ma olin nagu maas ja ma kuulsin, kuidas Jumal ütles, et ma andestan sulle, poeg, ma andestan, et nagu võta vastu, et see nagu, et ma ei pidanud seda kuidagi välja teenima või nüüd minu tehtud pattude pärast mingit nii-öelda trahvi maksma. See on nagu ka, et tegelikult Jumal lõi uueks ja ta tegi uueks, et minu nagu tehtud patud, ma ei pea nende pärast nagu enam kannatama. Et see oli tõesti selline, et see on nagu nii, seda ei ole välja teeninud kuidagi ja seda ei saa välja teenida kuidagi. Ja see ongi kogu nagu Jeesuse ristilugu. Meie ei saanud kuidagi inimestena, me ei saagi seda välja teenida ja Jeesus lihtsalt tuleb ja kingib ja ma arvan, et see on see hetk, kus seda päriselt, kui Jumal nagu selle nagu ilmutab sulle üle loomulikult, siis see tõesti, see lööb täiesti pahviks ja see on nagu see hetk, kus sa päriselt alistud Jumalale ja see teeb lihtsaks selle elu üleandmise ka, et ma arvan, kui ma ei oleks seda armastust enne tundnud, siis ma ei oleks ka enda elu üle andnud ja et see nagu defineerib fakt või selline hetk oli ka minu jaoks täiesti. Ma lisaks nagu omalt poolt ka siia, et mul võib-olla siis ei olegi kunagi seda nagu radikaalselt kuidagi erinevust olnud, aga kuidagi mittekristlikust perest tulles siis on ikkagi nagu see, et mingi hetk see mu vanemate usk peab saama minu usuks, eks ole, ja mingil viisil see nagu läbikatsumine tuleb ja minu üks siuke võib-olla huvitav osa oli veel see, et kui ma olin teismeline, siis ma võitlesin väga tugevalt ärevushäiretega, see oli väga siuke suur peatükk või väga, ütleme siis kaalukas peatükk ja kuidagi minna sellest läbi ja kuidas ma pidin siis Jumalast nagu kuidagi Jumalale toetuma nendel hetkedel, kus oli ikka väga raske ja nende nii-öelda ärevushoogud ajal või mis iganes, kus oli ikkagi väga tugevad kas surmahirm või see, et ma lihtsalt lähen kohe katki, sest see on nii hirmus, mis mind praegu valdab. Et siis oli minul ka väga tugev ikkagi siuke, et nüüd on nagu koht, kus ma saan kuidagi Jumalale loota. Aga isegi selles kuidagi oli selliseid vaenlane nagu kasutab ikka räigelt nagu siukseid keerulisi asju ka, et ühest küljest mu suhe nagu Jumalaga kasvas, aga samas tulid mingisugused ka nagu valed, mis vaenlane kuidagi pööras mu vastu. Seoses surmahirmuga ma näiteks pikalt kartsin, et äkki see ongi Jumala plaan, et ma kuidagi suren noorelt ära või kuidagi mingi siuke täiesti mind twist asi tuli, mis pikalt nagu saatis mind ja tegelikult hoidis mind tagasi, et ma ei suutnud nagu lõpuni Jumalat usaldada või ennast tema hoolde anda. Ja mul puudus nagu see kuidagi lõpuni teadmine, et Jumal on hea, et mida ta nagu armastus tähendab. Ja see on ka tegelikult nagu olnud üks pikk kuidagi lugu, kuidas ta samm-sammult on siis mind nagu õpetanud usaldama teda ja näidanud, kui hea ta tegelikult on.
ja ma mäletan, et oli üks hetk, kus ma olin oma kodus, see võis olla paar aastat tagasi ja kui ma ka nagu kuidagi mõtlesin, ma juba nägin nagu seda teekonda, et see on olnud nii nagu, et Jumal on mind juba nii palju kaugemale toonud ja ma juba nii palju rohkem usaldan teda. Et see on ikka nii tähtis, et nii-öelda õppida ise seda Jumalat tundma, et tekiks see isiklik suhe temaga ja päriselt nagu teada saada, et kes ta on, mis viisil ta minuga suhtleb ja kõik nii edasi. Ja tekiks isiklik punkt. Me oleme siin jaganud oma tunnistusi ja iga lugu on väga eriline, aga vahel on võib-olla ikkagi nagu raske usaldada seda, et Jumal kasutab ka minu lugu. Ma ei tea, kas teil on neid mõtteid olnud, aga vähemalt minul on küll olnud seda, et ma ei tea, kui palju nagu väärt minu lugu on. Aga mis te täna näete, mis on teie nagu loos kõnekas või kuidas Jumal on seda kasutada saanud? Ma ise ütleks küll see, et mul on mu enda õde ja mu ema on öelnud, et nähes sinu seda usuteekonda, et see on kuidagi nagu nii suureks eeskujuks olnud ja nüüd mu õde tuli ka, see on nagu pikaajaline palvevastus, ta nüüd sai eelmine aasta ristitud, nüüd on ka osa Kalju kogudusest. Et näha seda minu muutumist ja välja tulemisest sellest oli kindlasti neile nagu ka nagu tunnistuseks, et mida Jumal on teinud ja teeb. Nagu ma ütlesin, ma arvan, et see nii-öelda minu kogemus ja tegelikult ka sinu kogemus on asi, mida väga mitmed kristlased noored või mitte nagu kristlikest peredest noored tunnevad või kogevad elu jooksul ja ma arvan, et siin ongi lihtsalt vaja võtta nagu tegelikult eemale seda, et nagu mina olen ka need kolistanud need ämbrid läbi, aga ma nagu tegelikult tean ja olen mõelnud, et tegelikult oleks olnud parem, kui ma ei oleks neid läbi kolistanud. Et mul oli vaja need läbi kolistada, mõnel teisel noorel on ka vaja need läbi kolistada lihtsalt, aga lihtsalt nagu hoida kinni Jumalast, ma arvan, see nagu põhiteema ja see, mis ma nagu loodan, et ka minu nagu sellest tunnistusest nagu jääb lõpuks, et see muutus peab toimuma lõpuks. Minu puhul oli näiteks üks huvitav asi, et rääkides sellest surmahirmust, mis minul oli, siis mul oli üks huvitav tunnistus, et kui ma olin ühes laagris, kus ma ei rääkinud oma tunnistust, oma lugu, aga üks tüdruk tuli mu juurde eestpalvele ja ta rääkis, mul oli siuke tunne, et ta räägib minu lugu, aga ta rääkis enda lugu ja Jumal oli ta saatnud minu juurde täpselt nagu samade hirmudega. Ma mõtlesin lihtsalt, et nagu samal ajal ma loodan, et ma nagu suu lahti teda ei kuula, sest see on lihtsalt uskumatu, et Jumal praegu ta minu juurde saatis. Et tõesti nagu Jumal võib kasutada iga lugu ja ma arvan, iga ühega kellelgi on mingisugune ma olen ka midagi sarnast kogenud, ma olen ka millestki sarnasest läbi läinud ja kuidagi, kui kuulda seda lootust ja kuhu Jumal on tegelikult toonud meid igat ühte ja millest ta on juba läbi kandnud ja mida ta on õpetanud, siis kellelegi see võib olla tunnistuseks ja tegelikult iga lugu ongi nii ilusalt nagu omapärane ja Jumalale toob see ju kõik au, ükskõik milline see ka ei oleks. Aitäh teile, meil on aeg on kiiresti läinud ja see on põnev vestlus olnud teiega, Hedi ja Andres ja aitäh, et te jagasite oma tunnistusi ja olgu see siis julgustuseks meie kuulajatele, meie kõigi lood, et Jumal kasutab te igaühe tunnistust. Aitäh ja õnnistusi teile. Aitäh sulle ka. Sulle ka.